Kärheri kaubamärk, ma arvan, ei vaja tegelikult mitte kellegile tutvustamist. Kärher on oma kvaliteetsete toodetega tuntud nii professionaalide seas kui ka kodukasutajate seas. Nagu mina täna siia esindusse sisse astusin ja ringi vaatasin, siis tegelikult mul hakkas silma väga palju põnevaid tooteid, millest mul tegelikult aimugi ei olnud, et Kärheril neid on. Mina teadsin, et on survepesur, on tolmuimeja ja võib-olla siis veel nipet-näpet. Tegelikult on see tootevalik palju laiem. Teeme nurgakivis ka väikese ülevaate sellest, mida kõike põnevat Kärher pakub. Täna alustame tolmuimejatest, aga vaatame järgnevates saadetes, mida põnevat neil veel on. Kärheril tuli välja sel aastal varstolmuimejate sari, tulid välja tooted WC4 ja WC6. Mõlemal tootel on ka siis olemas premium versioon, mis siis tähendab seda, et toote on teist värvide, ei ole kollane, vaid valge ja on lisaks kaasas ka siis rohkem lisatarvikuid. Uus sari on nüüd kindlasti aku peal. Nüüd on nii, et WC4, mis siis on mõeldud pigem baaridele ja korterisse, aku kestvus on siis kuni 30 minutit ja WC6, mis siis on mõeldud peredele ja eramajapidamistele, siis seal on kuni 50 minutit. Et miks me ütleme kuni, siis mõlemal tolmuimejal on selline teine režiimi võimalus ehk siis puust nupp. Ja kui nüüd sellega natukene pikemalt mängida, siis aku kestvus on natukene väiksem kui välja mainitud numbrid. No ma vaatasin neid tolmuimejaid lähemalt, aga tegelikult see konks seal või nende tööefektiivsuse uba nagu ei ole selles, et nad lihtsalt tugevalt imevad, vaid seal selles otsikus on tegelikult väike võti sees. Mõlema tolmuimeja otsikus on siis ka harjad olemas, et harjaga harjatakse siis põranda küljes tolm ja mustus lahti ja siis masin imeb selle enda konteinerisse. No mis saab, kui aku tühjaks saab, kas siis tuleb panna nurka juhe taha ja sinna ta jääb? Meil on WC6 premium mudel, millel siis on lisaks kaasas ka teine aku. Siis on võimalik pikemalt tööd teha, 2 korda 50 minutit. Kui me nüüd tagasi tuleme teie juurde jälle külla, et ülejäänud seadmetest rääkida, paljasta saladuse loori mõne sõnaga, mis veel televaatajad tulevastes saadetes ees ootab? Kindlasti räägime põrandapesuritest, räägime aurupesuritest, aknapesuritest, suur teema tegelikult on ka survepesurid kevade tulekul. Kindlasti tahame ka puudutada aiatoodet, kõik akutrimmerid ja hekilõikurid ja ka kastmistarvikud. No minu kodus on ka tolmuimeja väga olulisel kohal, sellepärast ka minu abikaasale meeldib, et põrandatel valitseb puhtus. Mina ütleks, et see on täitsa intrigeeriv seade, nii et ma arvan, ma viin selle koju, lasen enda kaasal ka proovida ja vaatame, mis tema sellest arvab.